nagu sõjad Ukrainas ja Pärsia lahes, on selgelt näidanud, kaasaegset sõjapidamist peetakse üha enam kaugelt. Ukrainas on FPV ja keskmaadroonide laialdane kasutamine tähendanud, et rindejooned on muutunud ulatuslikuks halliks tsooniks, mis ulatub kümnete miilide kaugusele. Ja mõnel juhul pole isegi 50 miili kaugusel eesliinist miski turvaline. Samal ajal Pärsia lahes sõda peetakse suures osas veelgi suurematelt kaugustelt. Pikamaadroonid ja kaugelt lastavad raketid lendavad üle taeva, rünnates sihtmärke sadade miilide kaugusel. Õhus olevad varajase hoiatuse ja juhtimise lennukid ehk AEW ja AEW&C lennukid või droonid tiirutavad piirkonnas, pakkudes andmeid, mis on olulised nende rünnakute sihtimiseks ja koordineerimiseks. Kuna nende ohtude tuvastamise ja õhutõrjesüsteemid muutuvad üha keerukamaks, peab ründerelvastus olema tõhus üha suurematel kaugustel. Ja nüüd on USA'l plaanis kasutusele võtta uus õhust lastav rakett, mis laiendab USA sõjalist haaret kaugemale kui kunagi varem. Õhujõudude kaugmaarelv või AFLRW. Programmi eesmärk on kasutusele võtta järgmise põlvkonna õhk-õhk ja õhk-pind variandid, mille minimaalne tegevusulatus on 1000 meremiili. Siin on see, mida me seni sellest teame ja kuidas see võiks anda otsustava eelise, eriti Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Nagu mainitud, 1000 meremiili on oluliselt suurem ulatus kui ükski õhust lastav rakett, mis USA'l praegu kasutusel on. See on rohkem kui 10 korda suurem kui AIM-120 täiustatud keskmaa õhk-õhk-raketi uusimate versioonide maksimaalne ulatus, mis on 93 miili või AMRAAM ja peaaegu 50 korda suurem kui AIM-9X Sidewinderi ulatus, mis on umbes 22 miili. Tõsi küll, USA uusimad õhk-õhk-raketid suurendavad nende USA sõjaväe kauaaegsete põhirelvade ulatust märkimisväärselt. Uuem ühine täiustatud taktikaline rakett AIM-260 ja DTM pakub maksimaalset ulatust vähemalt 120 miili ja mereväe pikima lennuulatusega õhk-õhk-tüüpi rakett AIM-174B on salastatud tegevusraadiusega, mida hinnatakse üle 200 miili. Kuid AFLRW eesmärk on neid laskekaugusi suurendada 5–10 korda. Õhkmaa-rakettide osas USA praegune arsenal on märkimisväärselt suurema ulatusega kui nende õhk-õhk-raketid. AGM-88 HARMI kiirgusvastase raketi tegevusraadius on vaid umbes 93 miili. Ja AGM-84 Slammeri tiibraketi keskmine tegevusraadius on umbes 168 miili, kuid AGM-158B JASSM-ER-i kaugmaa tiibraketil on tegevusraadius umbes 620 miili. AGM-158C LRA-ASM laevatõrje variandil on tegevusraadius umbes 575 miili ja AGM-183 ARRV hüperhelikiirusel õhkmaa-rakett ulatub peaaegu AFLRW tegevusraadiuseni, olles 994 miili. Siiski, välja arvatud ARRW, mida pole veel operatiivselt kasutusele võetud, ületab AFLRW USA praeguse arsenali tegevusraadiust vähemalt kolmandiku võrra. Ja kuna õhusõda käib üha pikematel vahemaadel, see võib olla otsustava tähtsusega, eriti Taiwanis ja selle ümbruses. Sellise äärmusliku tegevusraadiusega õhutõrjerakett sobib eriti hästi rünnakuteks oluliste AEW ja AEW&C lennukite vastu, tankerlennukid ning muud kõrge väärtusega õhuvahendid, mis tegutsevad tagalapiirkondades. Siiani on need vahendid tegutsenud enam-vähem karistamatult, turvaliselt mitmekordsete õhutõrjekihtide taga, mis jäävad praeguste USA õhk-õhk-rakettide haardeulatusest kaugemale. Aga mitte enam. USA õhujõud on kavandanud AFLRW teemalise tööstuspäeva augusti lõpus Eglini õhuväebaasis Floridas, et asjaga algust teha. Üritus on salastatud ja selle eesmärk on kaasata kaitsetööstuse töövõtjaid, et AFLRW võimalikult kiiresti valmis ehitada. AFL-CMC, õhujõudude elutsükli juhtimiskeskus, otsib järgmise põlvkonna õhust lastavaid kaugmaarelvade variante, mis laiendavad Ameerika Ühendriikide võimet tabada olulisi õhu-, maa- ja meresihtmärke kaugelt ja kiiresti, seisab ürituse teates. Eesmärk on ehitada 2 varianti. Õhk-õhk ehk AA ja õhk-maapind ehk AS-rakett, kusjuures esialgu keskendutakse AA variandile. Teate kohaselt mõlemal AFLRW variandil on minimaalne läbilennu kaugus 1000 meremiili ning need suudavad tabada vastavaid AA sihtmärke. Ja AS sihtmärke kaitseplaneerimise stsenaariumide 2,1 ja 7,1 keskkondades
reageerimisvõimeliselt. Teates rõhutatakse ka vajadust modulaarsete komponentide ja avatud arhitektuuriga süsteemide järele. Samuti vajadust leida pi-integraator, kes ühendaks erinevad elemendid terviklikuks raketiks. Või kõik kokku. See ei ole esimene kord, kui USA on kaalunud õhust lastavate rakettide pikendatud tegevusraadiusega kasutamist. Kuigi AFLRW tegevusraadius on umbes 3 korda suurem kui ühelgi varem teadaolevalt USA kaalutud variandil. Õhujõud olid külma sõja ajal peaaegu vastu võtnud pika tegevusraadiusega kiire raketi, mis oli mõeldud nii õhu- kui maismaa sihtmärkide tabamiseks. Kuid selle raketi maksimaalne tegevusraadius, mida nimetatakse Advanced Strategic Air Launched Missile'iks või ASALM, oodati siiski vaid 300 miili ehk 260 meremiili kaugusele. Pärast külma sõja lõppu USA oli katsetanud ka teisi pika tegevusraadiusega õhust lastavate rakettide variante, nagu näiteks Joint Dual Role Air Dominance Missile või JDR-JDR-EADM. See mereväe juhitud kontseptsioon aastatest 2008 kuni 2010 pidi asendama nii AIM-120 kui ka AIM-9 raketid. Siiski, see keskendus kineetilisele sooritusvõimele ja manööverdusvõimele, mitte äärmiselt pikale laskekaugusele. Prognoitavad võimed olid tõenäoliselt piiratud vahemikus 54 kuni 81 meremiili. 2010-ndatel arenes IDR-ADM nüüdseks lõpetatud järgmise põlvkonna raketi ehk NCM programmi, mille sihtulatus oli umbes 86 kuni 108 meremiili. Viimatai pikamaa tõrjerelv ehk LELW oli otsene eelkäija AIM-260 IATM-ile ja potentsiaalselt ka AIM-174B-le. Selle disaini eesmärk oli saavutada umbes 108 kuni 200 meremiili ulatus. Varem, aastal 2026, merevägi esitas tõepoolest oma enda nõude pika tegevusraadiusega kiirgusvastase raketi jaoks, mis suudaks rünnata nii õhu kui ka pinna sihtmärke, mille anti nimeks täiustatud kiirguse summutamise rakett ehk AESM. Siiski ei ole teenistus täpsustanud, millist tegevusraadiust nad sellele relvale soovivad. Nii et on selge, et USA on juba aastakümneid püüdnud välja töötada võimsat pika tegevusraadiusega õhust lastavat raketti, aga mitte kunagi sellises ulatuses nagu AFLRW puhul. Tõepoolest, tundub, et midagi ligilähedastki 1000 meremiili tegevusraadiusele pole kunagi arutatud vähemalt avalikult seoses ühegi neist programmidest. Siiski, õhujõud rääkisid siiski avalikult kuni 1000 miili ulatusega õhutõrjerakettide võimalusest 2024. Aasta detsembris kongressile esitatud aruandes. Üle 1000 miili ulatusega õhutõrjerelvad, mida toetavad kosmosepõhised andurid, seavad ohtu sellised lennukid nagu tankerlennukid, mis on seni tegutsenud karistamatult, nagu õhujõudude 2024 aasta aruandes öeldi. Kuid seda nähti osana ohukeskkonnast, mille merevägi prognoosis kujunevat aastaks 2050. Sundub, et nüüd on kavatsus AFRW kasutusele võtta juba järgmise paari aasta jooksul. Miks siis suurenenud kiireloomulisus? See on sama vastus USA vastaste kasvavatele võimekustele ja eriti just sellele, kes on investeerinud tohutult palju jõupingutusi ja raha AEW ja AEW&C võimekusse ning kaugmaa õhutõrjesse Hiina. Hiina on viimastel aastatel oma AEW&C lennukiparki ning kaugmaa õhutõrjevõimekust murettekitavalt laiendanud, liikudes piiratud piirkondlikust jõus-jõuks, mis suudab jõudu projitseerida sügavale Lääne-Vaikse ookeani piirkonda. Eriti murettekitav on, et Hiina rahvavabastusarmee ehk PLA on viimase kümnendi jooksul oma AEW ja AEW&C võimekust 6–8 korda suurendanud. Selle käigu nad on loonud kõige moodsama ja mitmekesisema lennukipargi maailmas, jäädes alla vaid USA-le. Hiina on alustanud oma turbopropellermootoriga KJ500 tööhobuse seeria tootmist ning nüüd on neil teenistuses üle 60 masina, 40 õhujõududes ja üle 20 mereväes. KJ500 täiustatud digitaalne radar võimaldab väidetavalt tuvastada madala märgatavusega sihtmärke kaugustel, mis on võrreldavad suuremate lennukitega. Veelgi muretekitavam on see, Hiina on samuti kasutusele võtnud KJ600 lennukikandja põhise AEW ja AEW&C lennuki, mis on sarnane USA E2 Hawkeye'ga. See lennuk võimaldab Hiina lennukikandja rühmitustel tegutseda oma enda pika tegevusulatusega radarikattega, laiendades oluliselt nende kaitse ja ründe ulatust kaugemale laevapõhiste radari ulatusest. Aga need võimed on peagi veelgi laienemas. Hiina arendab KJ3000, et asendada oma vananevat KJ2000. Uus lennuk on mõeldud pakkuma suuremat kütusesäästlikkust ja vastupidavust ja radarivõimsust. Lisaks võetakse kasutusele suure lennukõrgusega VZ9 ja täiustatud KJ
KJ-700, et tuvastada raskesti märgatavaid lennukeid ja hallata keerulisi lahingualasid. Lisaks sellele uued eriotstarbelised lennukid, nagu Y9DC ja Y9LG ühendavad AEWC funktsioonid võimsate elektroonilise rünnaku ja luurevõimekustega. Need keerukad lennukid võimaldaksid Hiinal samaaegselt avastada, segada ja geolokaliseerida vastaseid ning nende kiirgusallikaid ühe lennu jooksul. Need arengud on oluliselt vähendanud USA suurt ülekaalu seire- ja lahinguväljaluure vallas. Kuid Hiina on samuti arendanud pika tegevusraadiusega ründe- ja kaitserelvi, et võidelda ohtudega üha suurematel kaugustel. Ja nad on juba kasutusele võtnud pika tegevusraadiusega õhust lastavaid rakette, mis on AFRV-ga võrdsed või sellest isegi paremad. Changjiang 20 ehk CJ-20 on õhust lastav tiibrakett, mida kannab H-6K pommitaja ja mille hinnanguline tegevusraadius on umbes 1500 kuni 2000 kilomeetrit. See vastab otseselt AFLRGV nõude alumisele piirile, andes H-6K võime rünnata kaugeid sihtmärke pärast seda, kui ta on lennanud sügavale Vaiksesse ookeani. Hiina kasutab juba ka õhust lastavat varianti oma YJ-21 hüperhelikiirusega laevatõrje ballistilise raketi, mis on kohandatud kasutamiseks H-6K pommitajaga. Selle tegevusraadius on umbes 1500 kilomeetrit ja kiirus Mach 6-10 ehk umbes 7350 kuni 12250 kilomeetrit tunnis. Kuigi selle tegevusraadius on veidi lühem kui AFLR-i planeeritud ulatus, muudab selle hüperhelikiirus selle lennukikandjate gruppidele tõsiseks ohuks. Hiina töötab aktiivselt nende süsteemide miniaturiseerimisega väiksemate taktikaliste lennukite nagu J-10 jaoks, laiendades kaugmaa hüperhelikiirusega rakettide kasutamist ka muudele lennukitele peale strateegiliste pommitajate. Nii et selles osas USA püüab selles osas mingil määral järele jõuda, nagu ka ülejäänud NATO. Väljaspool USA-d alliansi sees sarnased raketid AFRW-le on alles arendusjärgus. ELSA, Euroopa pikaulatusliku löögi kontseptsioon, on koostööprojekt, mis hõlmab Ühendkuningriigi ja Saksamaa kahepoolset algatust uue tiibraketi väljatöötamiseks, mille lennuulatus ületab 2000 kilomeetrit. Ja tulevane lahingulennusüsteem ehk FCAS SCAF, mida arendavad sellised riigid nagu Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania, hõlmab järgmise põivkonna kaugmaarelvade arendusplaane. Kuigi konkreetsed lennuulatuse andmed on endiselt salastatud. Kui otsid värskeimaid sõjalisi ja geopoliitilisi uudiseid lahti seletatuna, et sa mõistaksid mitte ainult seda, mis juhtus, vaid ka seda, miks see oluline on. Just seda me siin sõjasaates päevast päeva pakumegi. Nii et telli kanal, et olla alati sündmustega kursis. Nüüd, Hiinal pole eelis ainult oma ründavate kaugmaarakettide ulatuses. Hiina on välja arendanud ka kaitseotstarbelised õhutõrjeraketid, mis ulatuvad üle 1000 meremiili. HQ-19 on Hiina tippklassi atmosfääriväline ballistiliste rakettide vastane ehk ABM-süsteem, mis on võrreldav USA THAAD-süsteemiga. Selle kinnitatud tabamisulatus on umbes 1620 meremiili. Kuigi see on peamiselt ballistiliste rakettide tõrjesüsteem, selle raadar ja kinemaatilised omadused aitavad oluliselt kaasa ka õhutõrjele kõrgelennuliste ohtude nagu USA AWACS lennukid, hävitajad, pommitajad ja lähenevad raketid vastu. Kuid on selgelt näha, et Hiina rahvavabastusarmee eliidi seas on liikmeid, kes näevad vajadust AFLRV-le võrdväärse raketi järele. Millegi järele, mis on spetsiaalselt loodud kõrge väärtusega sihtmärkide, nagu AE-Vohune ja AE-Vohune-C lennukid ning pommitajad tabamiseks. Hiina teadlased on avalikult välja pakkunud uue hüperhelikiirusega õhutõrjeraketi, mille tegevusraadius on umbes 1080 meremiili ja see muudab olukorda USA jaoks. See tähendab, et USA kaugmaarakette ei saa enam tulistada ohutust kaugusest ehk väljaspool Hiina õhutõrjeulatust. USA pommitajad ja hävitajad peaksid oma rakettide tulistamiseks sisenema Hiina kaugmaarakettide tõhusasse tegevusraadiusse. Tegelikult see tähendab, et USA praegused kaugmaaraketid ei ole enam tegelikult kaugmaarelvad. Seetõttu on USA's suurenenud tungiv vajadus arendada raketti, mis suudaks konkureerida. Hiina olemasolev võime tabada USA kõige hinnatumaid varasid enam kui 1000 meremiili kaugusel, pluss Hiina kasvav AW ja AWNC lennukite ning tankerlennukite laevastik muudab selle hädavajalikuks, eriti kui arvestada vahemaid USA baasidest ja liitlastest Taiwanis. Vahemaa USA baasidest Jaapani Okinawa saarel Taiwanini on umbes 390 meremiili. Fail Kaugemaa vahemaa Andersoni õhuväebaasi vahel Guamil ja Taiwanini on umbes
1500 meremiili. See tähendab, et AFLRV relvastatud lennukid, mis lendavad Ida-Hiina mere või Lõuna-Hiina mere põhjaosa kohal, peaksid suutma rünnata sihtmärke sadade miilide sügavusel Hiina mandri osas. Eeldusel, et sobivad sihtmärgi andmed on olemas. AFLRV annaks õhuväele ka võimaluse tabada õhus olevaid AEW ja AEWNC lennukeid, tankereid, pommitajaid, muid luure- ja seirelennukeid ning potentsiaalselt isegi aimamatuid taktikalisi hävitajaid. Veelgi enam, Rakeedid suudavad seda teha ilma, et sihtmärgid üldse aru saaksid, et neid rünnatakse. Vähemalt seni, kuni on juba liiga hilja põgeneda. Sihtmärkide ründamine nii suurtest kaugustest vähendab oluliselt vajadust viia taktikalist õhujõudu ja toetavaid lennukeid kaugele ettepoole ja ohtlikesse piirkondadesse, eriti konflikti algfaasis. Hävitades olulisi jõudu mitmekordistavaid lennukeid kaugmaa rakettidega, parandaks see oluliselt traditsiooniliste õhuvõitluslennugruppide ellujäämisvõimet. AFLRV raketid annaksid ka USA õhujõudude lennukitele veel ühe potentsiaalselt otsustava eelise. Lisandub paindlikkus rünnata sihtmärke rindejoone lähedal, kuid kaugel nende praegustest lennutrajektooridest. Vaikse ookeani piirkonnas võivad õhus või pinnal toimuvad aktiivsed lahingualad hõlpsasti olla laiali tuhandete ruutmiilide ulatuses. AFLRV raketid võimaldaksid USA-l katta kogu piirkonna, ilma et igas sektoris oleks vaja lennukeid õhku tõsta. Nüüd võite küsida, miks on ülisuure tegevusraadiusega õhust lastavate rakettide arendamine olnud nii napp, kui sellega kaasneb nii palju koheseid eeliseid. Võiks arvata, et kuna sõjategevuse ulatus pidevalt suureneb, oleks nende rakettide arendamine esmatähtis. No, nagu näete USA AFLRV plaanide pakilisusest, see on prioriteet. Kuid see pole sugugi lihtne ülesanne. Ülipika tegevusraadiusega õhust lastavad raketid toovad kaasa ainulaadsed arendusväljakutsed. Alustuseks, nendel kaugustel tuleb ületada olulised tõukejõu ja aerodünaamika piirangud. Selliste äärmuslike kauguste saavutamiseks tuleb tegelikult minna kaugemale praegu õhk-rakettides kasutatavatest tavalistest rakettmootoritest. Nende rakettide jõuallikana kasutatavad traditsioonilise tahkekütuse rakettmootorid põlevad kiiresti läbi ja jätavad raketid ülejäänud lennuajaks sõltuma kineetilisest energiast. Ja see hajub kiiresti üle 1000 meremiili atmosfäärilise takistuse tõttu. Selle lõhe ületamiseks vajab AFLRV tõenäoliselt mitmeastmelist ülesehitust, nagu õhust lastavatel ballistilistel rakettidel. Teise võimalusena oleks tõenäoliselt vaja täiustatud scramjet või ramjet tüüpi jõuseadmeid, et säilitada hüperhelikiirust pikema aja jooksul. Nagu kõigi hüperhelikiirusega rakettide puhul on ka siin tõsine probleem soojuskoormusega toime tulemisel. Hüperhelikiirusel Mach 5 ja enam üle 1000 meremiili lendamine tekitab äärmuslikku aerodünaamilist kuumenemist. Et vältida konstruktsiooni purunemist ja kaitsta olulist sisemist elektroonikat, on vaja täiustatud tulekindlaid materjale ja aktiivseid jahutussüsteeme, mis suurendab oluliselt tootmiskulusid ja keerukust. Selle vahemaa läbimiseks on samuti vaja suuri koguseid kütust, mis muudab raketi üsna suureks ja eriti raskeks. See piirab tõenäoliselt nende lennukite valikut, mis suudavad tegelikult AFLRV-d vedada. Tõenäoliselt saab seda välja lasta ainult strateegilistelt pommitajatelt, nagu B-21 Raider või B-52. Relv on tõenäoliselt lihtsalt liiga suur sisemistele relvaruumidele ja liiga raske väiksemate hävitajate välistele riputitele, ilma et see ohustaks lennuulatust või manööverdusvõimet. Need disainiprobleemid ei vaeva ainult Ameerika Ühendriike. Hiina, Venemaa, Põhja-Korea, Iraani ja kõik teised pikamaa õhust lastavate rakettide disainerid peavad silmitsi seisma samade füüsika ja keemia piirangutega. Kuid on veel üks oluline probleem, mis tuleb ületada, et AFLRV oleks tõeliselt õhus. Pimejuhtimise probleem. 1000 meremiili kaugusel võivad sihtmärgid nagu lennukid või laevad raketi lennuaja jooksul liikuda sadade miilide kaugusele. Staadilennuki raadar ei näe sihtmärki sellistel kaugustel maa kumeruse ja radari horisondi piirangute tõttu. Nii et nendel kaugustel ei saa rakett piirduda stardiplatvormilt tehtava tulista ja unusta aktiivse radari juhtimisega. Sihtimisandmeid tuleb lennuajal uuendada. Need lennukeskel tehtavad uuendused tuleb edastada satelliitide, droonide väliste andurite kaudu või teistel lennukitel asuvate andurite kaudu. Ja see nõuab tugevat, segamisele vastupidavat andmesidet, mis suudab toimida vaenulikus elektroonilise sõjapidamise keskkonnas, mis võib-olla nõuab USA olemasolevate andmesidesüsteemide võimekuse uuendamist. Õnneks on see USA jaoks valdkond, kus neil on juba parimad võimekused kogu maailma sõjavägedest. Raketi õigele üldalale suunamine löögiks ei tohiks olla eriti keeruline. Kuid on veel üks valdkond, kus täppislöök äärmuslikel kaugustel kujutab endast endiselt tõsist tehnoloogilist väljakutset. Otsija tundlikkus lõppfaasis.
Kui rakett jõuab sihtmärgi piirkonda, tema pardal olev otsija peab konkreetse sihtmärgi tuvastama segaduse ja vastumeetmete keskel ja tegema seda iseseisvalt ning ilma välise abita. Seetõttu vajab AFLRV otsijaid, millel on piisav tundlikkus ja töötlemisvõimsus, et eristada kõrge väärtusega sihtmärke, nagu tankerlennukid või AWACS peibutistest. Ja seda on palju lihtsam öelda, kui teha. Tegelikult näitavad need väljakutsed AFLRV kohta seda, et seda ei saa tegelikult pidada iseseisvaks relvaks. See sõltub täielikult süsteemist, mida paljud usuvad olevat tulevase sõjapidamise keskmes. Tugevalt võrgustatud hävitusvõrgustik. See hävitusvõrgustik ühendab 3. taseme andurid ja muud toetavad elemendid läbi ulatuslike võrgukihtide. See on laiali õhus, maal, merel ja kosmoses ja isegi küberruumis ja hõlmab vahendeid kogu USA sõjaväest, mitte ainult õhujõududest. AFRRV edukas kasutamine nõuab reaalajas andmete ühendamist sellest võrgust, et jälgida liikuvaid sihtmärke Vaikse ookeani või Euroopa sõjateatrites. Muidugi ei ole see protsess samuti probleemideta. Kui Hiina suudab edukalt segada sidet või hävitada olulisi andurisõlmi nagu USA AWACS või satelliidid, rakett kaotab võime oma trajektoori uuendada, muutes selle manööverdavate sihtmärkide vastu ebaefektiivseks. See nihutab kitsaskohta raketi riistvaralt laiemale juhtimis- ja kontrollvõrgu vastupidavusele, luues hulgaliselt uusi väljakutseid, mis ulatuvad raketist endast palju kaugemale. Kui tegelikult peaks AFLRV suutma ka hiinlased sama dilemma ette seada. Hiina AEW ja AEWNC lennukite ning teiste võtmetähtsusega sensorite, nagu radaripaigaldiste kõrvaldamine, avaldaks sama mõju, see kahjustaks nende juhtimis- ja kontrollvõrku ning mõjutaks negatiivselt nende enda kaugmaarakettide juhendamist. Ja see võib Indo-Vaikse ookeani piirkonna konfliktis kõik muuta. See kõik viitab tulevikule, kus kaugus sihtmärgist muutub üha vähem oluliseks teguriks ning ülitäpsed ja üha pikema ulatusega löögid saavad normiks. Mis ehk veelgi olulisem, see viitab uuele võrgu keskse sõjapidamise ajastule, kus Kill Web mängib tõeliselt keskset rolli. Hoiame teid loomulikult kursis, kui ilmnevad uued üksikasjad AFLRW kohta, nii et kindlasti telli meie kanal, et saaksid sellest esimesena teada. Seniks vaata seda videot teise USA õhust lastava raketi kohta, mis võib õhuvõitlust igaveseks muuta.